No nii, katse 15. Mina olen Huko. Ja mina olen Harald ja me tegime nuhkvara esitluse Kaspari ja Andreasega. Mis on nuhkvara? Nuhkvara, tuntud kui ka spyware, on tarkvara tüüp, mis salaja jälgib ja kogub teie tegevust arvutis või mobiilseadmes, edastades need andmed sageli kolmandatele osapooltele. Erinevalt teistest pahavara liikidest nagu viirused või troojalased ei pruugi nuhkvara kasutajale nähtav olla. Seda kasutatakse tavaliselt teie tegevuste jälgimiseks või isikuandmete kogumiseks, nagu näiteks paroole ja krediitkaardi andmeid. Mida ta teeb? Miks ta on ohtlik? Nuhkvara võib teha mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas jälgib veebitegevusi ja salvestab külastatud lehed. Salvestab klahvi vajutusi, et varastada paroole ja muid tundlikke andmeid. Kogub informatsiooni teie veebi käitumise kohta, et suunata reklaame või isegi luua turundusprofiile. Võib aeglustada süsteemi ja põhjustada seadmete töövõimekuse langust. Miks see ohtlik on? See võib rikkuda teie privaatsust ja varastada isiklikke andmeid. Kurjategijad võivad nuhkvara kaudu pääseda teie kontodele või rahaga seotud andmetele. Kui nuhkvara jääb pikaks ajaks süsteemi, võib see põhjustada tõsiseid turvaauke ja pikaajalisi kahjustusi. Kuidas nuhkvara levib? Nuhkvara ei levi otseselt samamoodi nagu arvutiviirused või ussid. Kuna nuhkvaraga nakatunud süsteemid üldiselt ei ürita seda tarkvara teistele süsteemidele edastada, selle asemel installib nuhkvara ennast kasutaja arvutisse, kasutades pettust või mõne teise tarkvara turvaauku. Enamik nuhkvarast installitakse ilma, et kasutaja seda ise teaks või pettusega, näiteks koos mingi kasuliku tarkvaraga. Tihti kasutatakse nuhkvara levitamiseks ka troojahobuseid. Millal nuhkvara loodi ja kas see on ka tänapäeval kasutusel? Nuhkvara loodi 1990. aastate lõpus, kui hakati arendama tarkvara, mis koguks arvuti kasutajatelt teavet ilma nende teadmiseta. Aja jooksul on nuhkvara arengul olnud palju erinevaid vorme, mida on pidevalt täiustatud, et neid oleks keerulisem tuvastada ja eemaldada. Tänapäeva kasutus. Tänapäeval on nuhkvara endiselt kasutusel, kuigi arendajad ja turvatarkvara pakkujad on pidevalt töötanud selle vastu, et pakkuda kaitset ja eemaldamisvahendeid. Nuhkvara on endiselt aktuaalne probleem, kuna paljud erinevad ründajad levitavad seda erinevatel viisidel, kasutades näiteks turvaauke tarkvarades või pettusi. Nuhkvara vastased programmid ja tehnoloogiad on nüüdseks rohkem arenenud, kuid nuhkvara loojad leiutavad pidevalt uusi viise, kuidas oma tarkvara arvutitesse peita ja seeläbi kasu saada. Suurimad ründad läbi aja. 1999 Gator ja BunzieBuddy. Need olid varased nuhkvara programmid, mille eesmärgiks oli kasutaja veebitegevuste jälgimine ja reklaamide kuvamine. 2005 Sango, endine 180 Solutions. Programmid, mis kogusid kasutaja veebi käitumist ja suunasid teda reklaami või ohtlike veebilehtede juurde. 2017 WannaCry rünnak. Kuigi WannaCry on tuntud kui lunavara, sisaldas see ka nuhkvara komponente, mis võimaldasid ründajatel koguda süsteemide kohta andmeid enne rünnakut. 2020 Spyware as a Service platvormid. Täna on olemas teenused, mis müüvad nuhkvara organisatsioonidele või riikidele, kes soovivad jälgida ja koguda teavet. Kuidas ennast nuhkvara vastu kaitsta? Paigalda ja hoia tarkvara ajakohasena. Regulaarne tarkvara ja operatsioonisüsteemi uuendamine aitab kaitseteid teadaolevate turvavigade eest. Antiviirsusprogrammid ja nuhkvara tõrje tööriistad. Need tööriistad aitavad tuvastada ja eemaldada nuhkvara. Ära ava kahtlased e-kirju või allalaadimisi. Ole ettevaatlik, kui saad kahtlased meile või linke, mis võivad viia pahatahtlikele veebilehtedele. Ja viimaseks kasuta VPN-i ja tulemüüri. Need aitavad kaitsta internetiühendust ja takistada nuhkvara edastamist. Konkreetseid nuhkvara näiteid. Mitmed programmeerijad ja kommertsfirmad on loonud tooteid, mis tegelevad nuhkvara eemaldamise või takistamisega. Steve Gibbonsi opt-out oli selles vallas üks esimesi. Sellised programmid nagu PC Toolsi Spyware Doctor, Lavasofti Adware SC ja Patrick Colla Spybot Search and Destroy kogusid kiiresti tuntust kui nuhkvara eemaldamiseks ja mõnel juhul ka takistamiseks mõeldud tarkvara.
16. detsembril 2004 omandas Microsoft Gianti tarkvara anti-spyware, nimetas selle ümber Windows anti-spyware'i beeta versiooniks ja andis selle tasuta allalaadimiseks autentse Windows XP ja Windows 2003 omanikele. Aastal 2006 sai selle rakenduse nimeks Windows Defender. Küberpahalaste rühmitused, kes seda pahavara kasutavad või levitavad. Esimeseks siis Fancy Bear, Venemaa toetatud grupp, mis on rünnanud valitsusasutusi ja poliitilisi organisatsioone. Teiseks Cozy Bear, samuti Venemaa rühmitus, mis keskendub valitsuste ja teadusasutuste häkkimisele. Lazarus Group, Põhja-Korea toega rühmitus, tuntud oma suurte lunavararünnakute ja finantspettuste poolest. Neljandaks, Charming Kitten, Iraani rühmitus, mille eesmärgiks on jälgida poliitilisi vastaseid ja ajakirjanikke. Ja viimaseks Equation Group, USA riikliku julgeolekuteenistuse NSA poolt loodud rühm, mille rünnakud on väga keerukad. Lõpetuseks. Nuhkvara on tõsine turvaprobleem, mis võib kahjustada teie privaatsust ja varastada isikuandmeid. Tähtis on olla teadlik nuhkvara levimisest ja rakendada ennetavaid meetmeid, et ennast kaitsta. Parim kaitse on teadlikkus ja ettevaatus. Hoia oma süsteemid turvalisena ning ära unusta regulaarselt tarkvara uuendusi teha. Kui teil on küsimusi või tahate rohkem teada saada, siis andke teada. Täname kuulamast.